täiesti eluterve on see, et inimesel on see mõtteviis olemas, ta saab aru, mis on juhi roll, ta otsib, leiab alles iseennast seal ja ta ühel hetkel kasvab tegelikult tõeliseks juhiks. Aga kõige keerulisem olukord on tegelikult sisemises konfliktis juht, kes siis ei ole justkui mõtteviisilt välja kujunenud tugevaks liidriks, aga temalt oodatakse. Tema tiim ootab temalt mingite asjade tegemist, millega ta tegeleda ei taha. Personaliosakond ootab, tema otsene juht ootab, aga ta ei saa aru, miks ta neid asju peab tegema. Ja klassikaline näide on meil arenguvestlused või üks-ühele vestlused, mõnes ettevõttes isegi kultuuris ei ole koosolekuid. Ja siis neid noori juhti üritatakse nagu suunata, et kuule, tee koosolekuid, saa oma tiimiga aeg-ajalt kokkugi. Ei ole vaja, me istume koos kogu aeg, miks meil vaja on. Ehk siis ta ei saa aru tegelikult sellest sügavamast tasandist, mida tiim vajab ja võib-olla ka ignoreerib neid märke. Ja selleks, et seda olukorda siis parandada, kõigepealt me seal hindasime ennast, meil oli üks test, kus me siis avastasime erinevad juhitüübid, pime juht, meeldiv juht, kiretu juht ja tõhus juht. Ja me hakkasime sealt siis edasi liikuma sellise mudeli baasil, et ükskõik millal siis juht on spetsialistist juhiks saanud või mõni otse koolipingist saab, siis tegelikult see põhjus on ju selles, et see strateegia ükskõik kas tiimi tasandil või organisatsiooni tasandil ellu viia. Selleks on tegelikult see organisatsioon loodud. Selleks on tegelikult loodud sinna organisatsiooni meeskonnad ja igal meeskonnal on siis juht.